Jätkame nüüd oma piduliku koosolekuga ja Peetri regilaulude väljaande esitlemist. Ja kõigepealt vaatame ühte filmilõiku, mis viib meid Peetri ja Anna kihelkonda. Tere, Olli! No näe, sa oled jälle oma vanas kodus tagasi. Nii tore, et sa siin oled. See on kõige armsam koht minu elus. Minu lapsepõlve kodu. Ja mul on hea meel, et siin on kõik nii, nagu oli siis. Kõik on säilitatud. Teie pere on kõik siin korda teinud just nii, nagu see mu lapsepõlve kodus oli. Isegi lillepeenrad on samal kohal. Suure toa akna all. Ja samad õunapudki osa veel kasvavad ja kannavad õunu, mis siis siin valge klaar peaks paistma siit esimesena. See suur vana puu. See siin on repuu. Mujal nimetatakse teda Krügeri tuiõnnaks ja lambaninaks, aga vanaema ütles ikka, sinu ema ütles ikka, et see on repuu. See mu õnnepuu. Ja minu isa oli kõige vanem laps ja sina oled kõige noorem ja isa sind väga armastas ja vaata, ta kirjutas sulle luuletuse, et siin isa luulekogus on siin väikese lapsele on selline kena luuletus. Käed lennates tiibaden, kaela mul kõidad, mu südamest rõõmsast on tõlvil mu tuba ja silmadest kirtevihk, heledam paiskub kui virgutav õitseng mul tardunud vaistu. Nii hoogsalt kui tuuletal puistad sa juba akorde, meloodiaid uusi ja võitvaid ja õpinguvõidud mu lauale laud. Ah õeke, nii tuled ja hõiskad ja kaod. Pühendatud õekesele Olgale. See viimane salm jäi mul juba meelde, mis see salm, mis oli otseselt pühendatud just minule. Et kuidas sa keebuga tuled ja... Oli mul väike vellekene, sõsarake südamekke, velle ihkas väljadele, sõsarake sõitudele. Hõiskasid, mil külmdub karda, millal lumel eldub lunda, millal tuleb talme randa. Eise pilve ulateles, pakanegi naljateles, tõmbas kaane jõgedele, raudse katte järvedele. Lumel eld saargi saabus, lumesajus laias maavus, täitis metsi, põlde, nõlve, tuuks ja uhked hanged põlvis. Säätsin kaela obusele kuljused, jaisadele kellad ja siis oburakke, sõtseke ja rekke. Sõsarakest sõidutasin, velekest lennutasin, kuljuseid ja kõlistades, kellasid helistades. Hetketest tõusis tunde, kundi talve päevi kadus unne. Möödus talv ja möödus kevad, aastad mööda helisevad. Oli mul väike vellekene, sõsarake südameke. Velle ihkas väljadele, sõsarake sõitudele. See oli Aarel otseselt mulle pühendatud
väga hoidis minust väga palju vanem ja väikest, kõige väiksemat õde hoiti väga. Ehitamisel jäi palju igasuguseid klotse järele ja lauajuppe ja sellest me ehitasime endale mängumaja, aga niisuguse täitsa vahva maja, et sinna mahtus sisse laud ja 2 pikki teine teisele poole lauda ja seal sai ka kohe sees istuda ja mul on meeles, et kui see valmis oli ja me seal sees olime, siis Liivamäelt Artur Kapp ja Gertrud Kapp tulid meile soolaleivale ja tõid meile suure tordi. Nii et sellest sai kõik süüa ja me saime nemad ka kutsuda, aga Gertrud Kapp oli nii sale, tema mahtus sisse, aga Artur Kapp muidugi ei mahtunud, tema istus maja ees. Ja siis me laulsime tema tehtud viisiga laulu. Mul see oli vist kodune kohake, Kena ja Vaik. Ma ei mäleta nüüd enam täpselt seda teksti, kuidas me tookord laulsime, igatahes oli see väga tore sündmus. Ja isegi meie kutsu seal oli hoolega vaatamas. Aga see on küll huvitav, et ise oled pärit sellest kohast, kus rahvalaule nagu väga palju ei olegi, aga just nende peale siis läksidki. Vaat vähemalt lastelaule 65. aastal veel Leedus, eriti hällilaule. Sinu isagi laulis veel seda sõit Suureküla poole, 2 naist läksid Kanaküla poole. No seda ma laulsin hiljuti oma lapselapsele. Väga tore, väga tore. Minu lapsed on need ka ära õppinud, ma olen neile laulnud ja nemad laulavad oma lastele. Niimoodi läheb edasi. See on siis vägev lastelaul. Tõesti tore. Et just see rebuu on siin ees, mida Olli mäletas. Jaa, sellest rebuust on veel osa. Ja siin on nüüd, jah, see siin ees vasakul on ka üks vana puu veel. Jaa. Aga teised on juba nagu uuemad. Jah. Ja see on muidugi seal tagumises aias on ka veel neid vanu puid, jah. Need puud siin kõrval olid peened tällal. Seisän pitkalt imel ööd, nii ainu üksi vahitöö. Mu mõtted aga käivad süha, mu all mukese teede peal. Mu mõtted aga käivad süha, mu all mukese teede peal. Nüüd annan sõna Vanakandle toimetajale Kanni Labile. Tere kõigile! Mul on väga hea meel, et Ründo Mülts juba neid
Peetri Regi laule tutvustas, nii et kui mina nüüd panen oma esitluse käima, siis ma saan näidata teile selliseid asju, mis võib-olla sellest Vanakandle köitest endast ei leia. Esialgu natukene statistikat mitme kandi pealt. Köide sisaldab 1633 lauluteksti, mis on jagatud 645 laulutüübi vahel. Ja kogutud on siis aastatel 1828 kuni 1990. Erakordselt palju viise, nagu Jaanika juba mainis, 179, see on hämmastav, meeletu, 170 neist on pärit käsikirjalistest noodistustest ja 9 helisalvestust. Ja nimeliselt teadaolevaid laulikuid on meie Peetri kihelkonnast siis 252 või kui mitte lugeda nüüd neid koolilapsi, kes on väiksemaid lastelaule kirja pannud, siis 137 sellist vanemat inimest, kellelt teised kogujad on repertuaari kirja pannud. Ma tegin sellise väikese pildi, kust paistab rahvaluulekogude, arhiivikogude lõikes nüüd Peetri Vanakandle materjali päritolu. Õpetatud Eesti Seltsikogu kõige vanem, seejärel tuleb Jakob Hurda kogu, korrespondendid nii kohalikud kui tema stipendiaadid kogunud. 2 laulu on siis Eesti Kultuuriloolise arhiivikogus. Mattias Johannes Heiseni kogusse ei ole saadetud rohkem kui 95 ja järgmine rida Eesti üliõpilaste selts 4 aasta jooksul on kogutud lõviosa Peetri Vanakandle lauludest. Tallinna Eesti Muuseumist on 1 laul, Eesti Kirjanduse Seltsikogust 2 laulu, Eiseni stipendiaatide kogu, nüüd jälle natuke suurem number 147 ja siin tegelikult juba selles Eiseni kogu materjalis tuleb pildile Richard Viidalepp, kellest meil ka täna juba juttu oli. Valter Andersoni lastelaulude aktsiooni raames on kirja pandud 269 laulu. Eesti Rahvaluule arhiivikogudesse on jõudnud 33 laulu ja Riikliku Kirjandusmuuseumi kogudesse 60, aga siin on nüüd ka juba Viidalepa 27. aastal kirja pandud laule. Tartu Ülikooli Eesti Kirjanduse ja Rahvaluule kateedri kogus on 6 laulu, mis üliõpilane Ants Järv on ühelt Peetri laulikult kirja pannud. Ja viimaseks mul siin tabelis on 65. aasta Keele ja Kirjanduse Instituudi ekspeditsioon, mille tagajärjeks oli siis 39 Peetri Regi laulu. Et natukene protsentuaalselt ka siin on jällegi näha selle sinise värviga see EÜS-i kogu, mis hõlmab 48% kogu materjalist. Aga kui nüüd aastate lõikes vaadata, sest siin need kogud on mõned väga pika aja vahemiku jooksul ja teised jällegi lühema aja vahemiku jooksul kogutud, siis aastate lõikes näeme, et see 1828. aasta materjal moodustab tervelt 2% laulude koguarvust. Järgmised 15 aastat, no vahepeal muidugi ei ole materjali laekunud, aga siis 15 aasta jooksul tuleb juurde 11%. 1902 kuni 1913, kus on siis ka see EÜS sees, on 48%. Ja järgmise 20 aasta jooksul 33% tervelt, see on ka päris suur hulk. Ja siin see lõviosa sellest moodustavad küll need Andersoni kogu lastelaulud. Järgmiste 40 aasta jooksul on kogutud 5% ja viimasel 1990. aastal siis on Mare Kõiva lindistanud ühelt Peetrist pärit laulikult päris mitmeid laule ja see moodustab siis veel tervelt 1%. Nüüd siin ka veel aastate lõikes, ma ei tea, kas see jääb mul siin natukene ette.
näeme, et kõige tipp on aasta 1911. Ja siin algusest ei ole ka sugugi mitte väiksed numbrid, siin küündib 50 ligi, 1888-89 hurda kogu aeg. Need järgmised aastad jäävad natukene vähemaks ja 27. aastast ja 28. aastast siin on ikkagi põhikoguja Richard Viidalepp. 1935. aastast on veel üks suurem lastelaulude saadetis ja kui ma nüüd saaksin selle sildi siit eest ära, läks 1977. aastast on samuti üks suurem lastelaulude saadetis, mis siis kohalik kooliõpetaja organiseeris. Vaatame kähku läbi need kõige tähtsamad inimesed, kellele me siis tänu võlgu olema selle materjali eest. Friedrich Reinhold Kreutzwald, kellest on terve eraldi raamat Aeg ärgata, Olli Kõiva koostatud. Ferdinand Russi, Peetri kihelkonnast pärit eluaegne kooliõpetaja, kes siis noorena on saatnud terve suure portsu väga täpselt foneetiliselt ja väga täpselt kirja pandud regilaule. Edasi Eesti üliõpilaste seltsilt, siis kõige tähtsam kogujate paar on Peeter Penna viisikogujana ja Voldemar Rosenstrauch tekstikogujana. Siin on ka näide sellest käsikirjast, missugune see välja näeb. Need pildid on kõik võetud meil Vanakandla köitest, neid saate kõik rahulikult lähemalt ise ka vaadata. Ja laulikutest nüüd kõige tähtsam pildiga esindatud laulik on meil Pauliine Arme, kellest Olli Kõiva kirjutab ka laulikute ülevaates lähemalt Leena Randmeri, Leenu Steinbergi ja Liisa Renteli kõrval. Ja Pauliine Arme on lisaks sellele suurele repertuaarile on ta eriline ka selle poolest, et ta on olnud tuntud väga pikka aega ja tema juures on käinud koguni 3 kogujat. Rosenstrauch ja Penna käisid tema juures, siis käis üliõpilane Adele Jürgens ja Richard Viidalepp koguni 2 korral 1927 ja 1942. Ja siin siis meenutame Richard Viidaleppa ennast ja tema kodutalu siis Jalapuu talu Nurmsi külas. Veel 60-aastaselt korraldas ta siis Keele ja kirjanduse instituudi ekspeditsiooni Järvamaale. Siin on selle ekspeditsiooni liikmed liikumas siis Peetri kiriku suunas. Mis puutub nüüd Ründo ettekandesse, siis selle ettekande ajal ma otsisin läbi, kui palju on regilauludes mainitud nüüd neid mõisaid, Peetri kihelkonna mõisaid ja see tulemus oli väga suur. Mul tundub, et minu meelest vähe on selliseid kihelkondi, kus regilauludes on nii palju kohalikke kohanimesid mainitud. Need mõisad olid kõik regilauludes ära nimetatud ja mitte ainult Peetrist, ümberkaudsetest kihelkondadest, Tamblast, Järvajaanist, Koerust, Pilistverest ja Simunast. Ja muidugi kõige rohkem on see Koigi. Koigisid on küll Eestis mitu, on ka Rapla Koigi ja Saaremaa Koigi. Aga kas see Koigi Kubjas, kelle tütardele Kosja minnakse, kas see on Peetri Koigist või mitte, see on võib-olla ka küsimus geograafidele või ajaloolastele. Ja see Peetri kiriku torn, mida me siin näeme, ka seda on regilauludes mainitud. Nüüd kusjuures mitte Peetri kihelkonna lauludes, vaid see oli mujal. Oli nimetatud Peetri kiriku pikka torni kui seda, mis päästab hädapäevadest ja ostab meid orjusest. Ja see väikene lühikene ülevaade, ma lõpetaksingi selle Peetri kiriku torniga, neid laule tutvustab siis Olli Kõiva ülevaade Peetri Vanakandla köites. Laulu ülevaade on siis lisaks sellele
laulikute ülevaatele väga põhjalik ja ma loodan, et te loete neid laule kõik ise ja lisaks nendele ülevaadetele ja tunnete neist rõõmu. Nii et aitäh! Aitäh, Kanni! Ja nüüd lähme järgmiste esinejate juurde. 2012. aastal sai Järvamaal kokku hulk mehi, kes hakkasid koos laulma ja nende ansambli nimi on Arhailised mehed. Ja nad laulavadki siis Järvamaa rahvalaule väga erinevatel teemadel sõjast ja armastusest, tööst ja leivast ja loomulikult naistest, saunast ja õllest ja veel paljust muust. Ja nüüd kuulamegi siis paari laulu. Tervitus Arhailiste meeste poolt. Esitame teile täna Peetri kihelkonnast 3 laulu. Esimeseks jaanitule laulu, teiseks tubakalaulu ja kolmandaks siis saani tegemise laulu. Ja siit nad tulevad. Tulge jaanitulele, Jaanike, tulge jaanitulele, Jaanike, tulge tolda hoide maie, Jaanike, tulge tolda hoide maie, Jaanike, kiibe meida keelamaie, Jaanike, kiibe meida keelamaie, Jaanike, tuuli hulgub hooneessa, Jaanike, tuuli hulgub hooneessa, Jaanike, kiibe keerab katuksesse, Jaanike, kiibe keerab katuksesse, Jaanike. Noh, tubakalugu ka nüüd teile vaikselt siit tuleb. Natukene pikem lugu kui esimene, siis saime nüüd hääled lahti. Pipu mina põletaksin, sugu suitsu tõmbaksin. Pipu mina põletaksin, sugu suitsu tõmbaksin. Mis see piip küll mulle annab, aega viidab raha raiskab. Mis see piip küll mulle annab, aega viidab raha raiskab. Suu teeb suitsu vinguleseks, tubakas toodi turulta. Suu teeb suitsu vinguleseks, tubakas toodi turulta. Viharohtu viburista, paha rohtu paide esta. Viharohtu viburista, paha rohtu paide esta. Pandi suhu suitse maie, habemesse aura maie. Pandi suhu suitse maie, habemesse aura maie. Suust tõuseb sinine suitsu, habemest taga auru laia. Suust tõuseb sinine suitsu, habemest taga auru laia. Niinast 4 keeruline, tubakas kõik maksab raha. Niinast 4 keeruline, tubakas kõik maksab raha. Piibu suits käib selja taha, piibu suits käib selja taha. Nonii, teeme siis selle saani ka valmis. No ikka. See räägib siis Jaanist. Jaan teeb saani taas alusta, Jaan teeb saani taas alusta. Kena kolju kuusikusta, kena kolju kuusikusta. Igas kuus tegi kodara, igas kuus tegi kodara. Iga lõuna lõi ta lastu, iga lõuna lõi ta lastu. Sai ta saani valmis teinud, sai ta saani valmis teinud. Tõi saani toa edeje, tõi saani toa edeje. Vaata eite, vaata tati, vaata eite, vaata tati. Vaata
vaadake vanad mõlemad, vaadake vanad mõlemad, mis oli saanile veaksi, mis oli saanile veaksi, aisad saanile veaksi, aisad saanile veaksi, mis oli aisadel veaksi, mis oli aisadel veaksi, alli aisadel veaksi, alli aisadel veaksi, mis oli allile veaksi, mis oli allile veaksi. Need olid rangid vahteriised, need olid rangid vahteriised, mis oli rangidel veaksi, mis oli rangidel veaksi. Sepp oli looka künnapuusta, Sepp oli looka künnapuusta, heite mõistis taati kostis, heite mõistis taati kostis, kus said rangid vahteriised, kus said rangid vahteriised, vaherpuu värava suusta, vaherpuu värava suusta, künnapooli küla vahel, künnapooli küla vahel, seal saad looka künnapuusta, seal saad looka künnapuusta, kus saad piitsa pihlakase, kus saad piitsa pihlakase, pihlapuu pinu tagaje, pihlapuu pinu tagaje, kus on saani sõitijada, kus on saani sõitijada, kolju kõrval istujada, kolju kõrval istujada, kasva enne poojukene, kasva enne poojukene, siis saad saani sõitijada, siis saad saani sõitijada, kolju kõrval istujada, kolju kõrval istujada. No aitüma teile ja mõnusat konverentsi. Oi! Juh. Aitäh esinejatele. Nüüd annan sõna väljaande koostajatele Jaanika Orasele ja Olli Kõivale. Ja, ma kõigepealt alustan inimestest, kellest Kanni veel ei jõudnud rääkida. Ja need on siis need tänased inimesed. Kõigepealt tahaksin tänada meie suurepärast toimetajat Kannit, kes mitte ainult ei toimetanud, vaid ka koostas registrid, laulude ingliskeelsed sisukokkuvõtted ja hoidis eriti koostamise lõpujärgus, ohjes kõigi tööde eri järke. Nii et Kanni panus Peetri Kandles on kindlasti tunduvalt suurem kui tavapärane toimetaja töö. Ja tahaksin tänada meie häid kaasautoreid. Tänu teile on väljaanne märkimisväärselt mitmekülgsem ja sisukam ja pakub ka uut originaalset teadmist. On veel mitmeid töid, milleta vana kannel valmis ei saa ja tahaksin tänada ka nende tegijaid. Ingliskeelsed tekstid toimetas Kunti Schmidt-Jens, noote ja tekste sisestasid Edna Tuvi ja Tuuli Otsus. Toimetamisel ja korrektuuri lugemisel aitas Kadri Tamm. Kandlete küljendajana on ennast juba ajalukku kirjutanud meie suurepärane Maris Kuperjano ja kauni illustratsioonide osa vormistas nagu paljudes eraväljaannetes Pille Niin. Väga mitmel erineval moel on Peetri väljaande valmimisele kaasa aidanud veel paljud inimesed. Ma ei jõua seda pikka nimede rida praegu ette lugeda, aga olgu igaüks teist siin südamest tänatud. Nimetama peab Järvamaa muuseumi meie head koostööpartnerit ja jääme tõesti lootma ka kohapealsele koostöös sündivale esitlusele. Ja ükski väljaanne ilma rahata ei sünni ja täname ka toetajaid, kes on siin üles loetud ja panin siia ka juba ununema hakkava EV100 logo, sellepärast, et vana Peetri Köide oli meie KÜSKi 3 kandleprojekti viimane pääsuke, mis nüüd siis ilmus.
ja võib-olla seda logo vaadates me võime äkki loota, et EV200 ajaks on ikkagi Vanakandle väljaandmise projekt juba edukalt lõpuni jõudnud. Ja nüüd on sõnajärg meil ühiselt minu ja Olli Kõiva käes. Et Oll, sa oled seal täitsa kenasti nähtaval ja nüüd äkki sina oled ikkagi see, kes räägib, miks just Peetri kihelkonna Vanakannel? Peetri kihelkond on minu kodukihelkonna Annaga kunagi olnud ühine kihelkond ja just Peetri kihelkonnas säilisid laulud väga kaua ja mul oli võimalik neid veel kuulda ja seal koos oma tütrega käia ka pildistamas neid kohti ja seda Peetri kihelkonna esmamainimise monumenti ja näha, millest selles ajaloosas on räägitud, kuidas seal on need laulud püsinud. Mul on väga hea meel, et ma sain nüüd nagu osa võtta ka sellest Rahvaluule Seltsi koosolekust. Väga head ettekanded kõik ja väga suur tänu sulle. On olnud suur rõõm sinuga koos töötada. Südamest. Minul on ka sinuga väga tore ja meil on üks ühine armastus. Need on kiigelaulud seal Peetri köites. Kuidas on? Kas mul on õigus? Ja, tõesti. Kiigelaulud olid tõesti väga armsad. Neid oli võimalik ju laulda kiikudes ja sellepärast nad säilisid kauem, et neid sai Panu laulja sai Kiiges hästi laulda. Kiigel. Nii, aga see on ju täitsa mitte ainult meie nagu ühine armastus, vaid need kiigelaulud on tõesti ka lauljatele läbi aegade meeldinud. Et kas äkki nüüd kuulame mõned kiigelaulud ka ja kes kiiguvad ikka naised? Nii et... Oleks kena, kui saaks nüüd uuesti kuulda. Ja, kuulame mõned ja Hedi, kas sa juhatad sisse selle teie väikse laulu? Jaa, ma loodan, et mind on näha ja kuulda. Ja ma tervitan teid Paidest Regilaulu pärimusringi Rakuke poolt ja umbes täpselt sama vanad, kui on arhailiste meeste punt, on ka meie Rakukese punt. Ja sellest 10 tegevusaastast umbkaudu poole me saimegi kokku seal samas Peetri pastoraadis koolimajas ja laulsimegi neid omakandi laule, mis me kuskilt kätte leidsime. Ja tänaseks siis valisime 2 kiigelaulu teile laulda. Ja suviste pühad ei ole enam kaugel, nii et saame päris kiige peal ka neid laulda. Kiigelaul Koordikülast Esna vallast laulnud Jaan Intselmann 1911. aastal Kaaruka viisile. Kiigeseppad, hellad vennad, kiigeseppad, hellad vennad, ärge mind kurjast kiigutage, ärge kurjast kiigutage, õelasti õed suutage, õelasti õed suutage, tulge kiiku, ma ei
Kiigelt mahapalumise laul, laulnud Tiina Silman 1913. aastal Väike-Kareda külas Koigi vallas Viisu viisile. Laske maha, ma paluksin, laske maha, ma paluksin, kui ei lase, ei palugi, kui ei lase, ei palugi, las mina õeksu nõhtani, las ma õeksu nõhtani, laulan laia valgeni, laulan laia valgeni, kiigun keske kiigun keske hommikuni, küllap mul leppa lüpsab lehma, küllap leppa lüpsab lehma, küllap mul kaske saadab karja, küllap kaske saadab karja, valge pea joodab vasika, valge pea joodab vasika, saadab karja kaugele, saadab karja kaugele, mis ma luban sõua jälle, mis ma luban sõua jälle, sõua jälle, jõua jälle, sõua jälle, jõua jälle, üle võlla veere jälle, üle võlla veere jälle, piinu pikkuse hobuse, piinu pikkuse hobuse, sauna suuruse sadula, sauna suuruse sadula, aia pealt ta astub selga, aia pealt ta astub selga, piinu pealt ma piirab lakka, piinu pealt ta piirab lakka, sauna pealt seab sadula, sauna pealt seab sadula, seda mina luban sõua jälle, seda luban sõua jälle, sõua jälle, jõua jälle, sõua jälle, jõua jälle, üle võlla veere jälle, üle võlla veere jälle, toa taga pikka põllu, toa taga pikka põllu, pikka põllu laia välja, pikka põllu laia välja, väli oli kolmenurgeline, väli kolmenurgeline, igas nurgas kolminabra, igas nurgas kolminabra, igas nabras kolmivihku, igas nabras kolmivihku, igas vihus kolmikõrta, igas vihus kolmikõrta, igas kõrres kolmipeada, igas kõrres kolmipeada, seda mina luban sõua jälle, seda luban sõua jälle, sõua jälle, jõua jälle, sõua jälle, jõua jälle. Teile laulsid täna Silvi, Kaire, Eliise ja Hedi. Aitäh, nüüd tegi Rakuke tõesti laulust laiad väljad. Saime tõesti lennata nende väljade kohal lauluga koos. Aga mina nüüd korraks jätaksin Järvamaa päris maha. Panen siin käima väikse slaidi rea. Ma tahan öelda, et Olli elutöö, et see ei hõlma ju ainult Järvamaad, vaid tervet Eestit ja laiemaltki Läänemere-Soome regilauluruumi. Ja Oll on ju oluline pärimuse, eriti rahvalaulu koguja, väljapaistev regilaulu uurija ja Eesti Rahvaluule Arhiivi kunagine juhataja. Minu jaoks on Oll üks võtmeautoreid Eesti regilaulu traditsiooni vallas, sest tema uurimused
annavad edasi just seda, mis teeb regilaulu elusaks ja lähedaseks. Ollil on olnud õnn koguda pärimust mitmes paigas, kus veel regilaulu lauldi, aga ilmselgelt kõige mõjuvam oli Kihnu traditsioon, sest see oli vähemalt 1950. Aastatel veel terviklik toimiv süsteem. Ja Olli uurimused, väitekiri, artiklid ja suur hulk kogutud materjali on Kihnu kunagise regilaulumaailma, selle terviklikkuses ja paljudes võluvates detailides alles hoidnud. Usun, et see pakub kõigile järgmistele regilauluga tegelejatele vähemalt sama suurt avastamisrõõmu ja sellist vahetu isiklikku kokkupuute kogemust, kui ma olen ise lugedes tundnud. Olli noore uurija tee põimus õnneks nõukogude ajal hoogu saanud lauliku uurimisega, mille taga on nii maailma uurimistrendid kui nõukogulik rahvaloomingu poliitika. Oll on olnud Herbert Tampere mõttekaaslane, tema etnoloogilise suuna jätkaja ja arendaja. Ja minu kõrvus, kuna ma Tamperega ise pole kohtunud, siis see Tampere kuulus kolmik, tekst, viis ja esitustavad, väikse rõhuga just esitustavadel, kõlavad just nagu Olli häälega. Sellistel hetkedel nagu ühe suure töö valmis saamine ja aastate ringi täitumine sellistel liminaarsetel hetkedel muutub vaade elule kuidagi avaramaks ja ma ka mõtlesin tükk aega ja ma ei kujutagi ette, kuidas ma saaksin aru regilaulust ja selle kunagistest loojatest ja mida mul oleks regilaulu lauldes ja õpetades edasi anda, kui ma ei saaks kasutada kõike, mida Oll on loonud. Neid unustamatuid sooja elusaid ja teoreetiliselt mõtestatud lauliku portreesid, pulmalaulude ja üldisemalt regilaulude esitust ja tähendust avavaid uurimusi. Olli koostatud esitustavade kartoteeki, väga põhjalikke emotsionaalseid päevikuid, rahvaluule tekste, salvestusi ja kas või meeskonnatööna valminud filmimaterjali. Tänu Ollile on meil Kihnu vanakannel ja ka Mustjalakandles on Olli panus oluliselt suurem kui lihtsalt toimetaja oma. Ja Oll oli pühendunud ja edukas arhiivijuhataja. Tänu tema hoolele ja pingutustele toimus arhiivis väga ulatuslik kartoteekide ja masinkirjakoopiate täiendamine. See kõlab vanamoodsalt, aga need on väga tõhusaks aluseks tänasele digitaliseerimisele ja andmesüsteemide loomisele. Kanni ei oleks seda mõisate otsingut saanud teha, kui meil ei oleks regilaulude andmebaasi, aga regilaulude andmebaas on üles ehitatud nende samade masinkirjakoopiate skaneerimisele. Oll, sinule mõeldes tuleb silme ette sinu naeratus, säravad silmad, suur osavõtlikkus ja terased, väga tabavad mõtted. Kindel on see, et tänu sinule on maailm rikkam, ilusam ja parem paik. Olgu sul palju õnne. Ja mulle tuli telegramm, mille ma pean nüüd ette lugema, nagu vanasti loeti sünnipäevade ajal telegramme ette. Ollile soovivad õnne Kuraga Mari, Noodi Maie ja Mirjam, Uiematu Mare, Anni ja Mann. Kõigi meie esivanemate lood ja laulud on leitavad vanast kandlest ning suures osas elulised ehk täiesti kasutuskõlblikud ka 21. sajandil. Suur tänu sulle, armas Olli, selle võimsa panuse eest Kihnu kultuuripärandi hoidmisel. Palju õnne ja tervist. Ja alla on kirjutanud teiste nimel Uiematu Mare, Mare Mätas 27. jaanuaril. Ja
nüüd tegelikult see telegramm oli ainult saatesõnaks kindlasti laulutervitusele. Nii et kuula Oll seda laulutervitust ka. Ollikene, õekene, ollikene, õekene, kus sa seisid, seal sa jätsid, kus sa seisid, seal sa jätsid, kus sa jessid, seal sa etsid, kus sa jessid, seal sa etsid. Vaarõ järjes valmistasid, vaarõ järjes valmistasid, kivi järjes kirjutasid, kivi järjes kirjutasid, laia linti laotasid, laia linti laotasid, vana kandle valmistasid, vana kandle valmistasid. Küll meitel laulu, kui meie laulaks, küll meitel laulu, kui meie laulaks, küll meitel viisi, kui meie viisiks, küll meitel viisi, kui meie viisiks. Luu meie võtaks luike susta, luu meie võtaks luike susta, laulu latika niineste, laulu latika niineste. Enne aga lõpeb vesi merest, enne aga lõpeb vesi merest, vesi merest ja ta järvest. Vesi merest ja ta järvest, räämed virtsu väynä susta, räämed virtsu väynä susta. Enne kui lõpvad meite laulu, enne kui lõpvad meite laulu, me laulaks muua merese, me laulaks muua merese. Mere sisse suarõkese, mere sisse suarõkese, mere sisse Kihnu suarõ, mere sisse Kihnu suarõ. Aitäh Jaanikale. Ja juba ongi märkamatult esitlus liikunud Olli Kõiva sünnipäeva tähistamise poole. Ja nüüd ongi võimalus, kes soovivad õnne soovida või tervitada. Ja kõigepealt ma annan sõna arhiivi juhatajale Risto Järvele. Hea Oll, või et korraga ametlik nimi ära kõlaks, sest pärast kui euroametnikud hakkavad vaatama väljaande tiitellehte ja seal on Ottilia Kõiva, et hea Ottilia Kõiva. Aga rohkem me ametlikku nime ei kutsu, sest me kõik oleme harjunud kasutama seda head nime, nii nagu me siin kõik ka nooremad olijad mäletavad ja räägivad nendest aegadest. Jaanika ühele olulisele asjale tähelepanu juhtis, millele me oleme varem ka korduvalt rääkinud. Millest me oleme varem korduvalt rääkinud. Rasketel aegadel on korduvalt arutatud, et kas ja kuidas me vana kandlega jätkame. Kas paberkujul vanad kandled jätkavad edasi ilmumist? No me oleme siin seni seisukohal olnud, et tasuks ikka edasi jätkata isegi siis, kui meil on olemas ka järjest rohkem täienev Eesti regilaulude andmebaas, mis sisaldab kõiki tekste, mille aluseks on just, nagu Jaanika välja tõi, needsamad toona alustatud masinakirja koopiad. Ja tegelikult minu enda jaoks on väga kõnekas olnud ka see, et kui siin Akadeemia Rahvalooli Selts oma tavalisel koosoleku ajal, kuu viimasel neljapäevaks üritus plaanis ja siis koos Rahvalooriiviga
seda korraldatud sai, siis me ju arutasime algul ikkagi võimalust, et me kõik tuleks siia kokku ja oli kahju, et meil eri põhjustel, nii piirangutest kui tervislikest põhjustest tuleb olla Eesti eri paikades, kuid tegelikult täna vaadates osad tänast pidulikust koosolekust ka arvuti vahendusel ja seda diskussiooni ja kirjavahetust, mis viis meid tõesti, tegi silla Tallinna, Tartu, Jaanikale, Peedule, nüüd laulukaudu Kihnusse, nende Eesti eri paikade vahel, et on väga tore ja natuke sümboolne ka, et vana kannel, mis seni on täitnud Eesti äärealasid, on just nimelt tänu Olli tööle. Need viimase 10 aasta jooksul ilmunud 5 köitest 2 Olli ja Jaanika koos koostatud annavad ju Järvamaale ehk Eesti keskmele vanakandles päris tugeva värvilise punkti. Nii et loodame, et see inspireerib ka kõiki teisi ja loodame, et vanakannel jätkub ja Rahvalu Arhiivi ja Kirjandusmuuseumi väike korvikene tuleb õigel päeval 10 päeva pärast. Palju õnne! Ja teisele koostajale Jaanikale ka, et koostajaid siin pole, et need lilled tulevad kõik hiljem. Aitäh Ristole. Nüüd, kes soovivad veel tervitada, õnnitleda, siis kas siin saalis võib käega märku anda ja samamoodi käega märku anda ka seal veebis. Püüame kõik soovijad kõiki märgata. Tere Olli, tere kõik vanakandle sõbrad. Tervitan kõigepealt, mul on nüüd 2 rolli. Ühte te nägite seal filmis, aga teine on see, et ma olen ka Emakeele Seltsi esimees. Ja Emakeele Seltsis on Olli olnud aktiivselt tegev aastast 1966. Et oli meil kinni pandud omal ajal Akadeemiline Emakeele Selts, Akadeemiline Rahvaluule Selts. Ja Olli oli üks neist 5, kelle algatusel asutati seda rolli täitma Emakeele Seltsi juurde Rahvaluule sektsioon. Ja Olli oli seal ka väga aktiivne esineja, nii et aastal 1996 andis siis see sektsioon järje üle taastatud Akadeemilisele Rahvaluule Seltsile. Nii et Ollile virtuaalselt palju õnne, aga seltsile siis ma annaksin reaalsed lilled. Nii, palun, palju õnne. Ja tore kohtuda Sõsar Seltsiga, teeme edaspidigi koostööd. Ja teiseks nüüd Olli vennatütrena on mul tõeliselt hea meel, et Olli on nii tubli ja nii suure töö ära teinud. Teise vennatütre Triinuga koos me just arutasime, et Olli ise ütles selle saladuse ära, et laulikute sugu püsib. Et Olli on tõesti väga ilusasti laulnud laule ka ise. Ja sellest see tulebki siis, et on nii hästi ja suure töö teinud ära nii kõrges eas. Mitte ainult põhjasõja ja katku ajal, vaid ka muudel rasketel aegadel laulikud püsivad. Aga Olli on minu jaoks tõesti olnud see sama päikeselaps, kellest minu isa kirjutas. Ta oli mu kõige kallim tädi, selline päikseline ja helge. Ja ta on olnud seda ka minu perele ja minu lastele ikka ja lapselastele ka ikka edasi, selline päikseline ja helge. Et kui ma tulin Tartusse õppima, siis oli just Olli pere oli siis see tugipunkt mul siin. Mina olen ise filoloog ja keeleinimene, aga see filoloogia meid ikkagi ühendas ja oli üks kindel koht, kuhu võis vahel minna ja kus võeti väga hästi vastu ja kus tehti, siiamaani mäletan, väga head kohvi. Ja kui ma tegin oma ülikooli uurimusi ja oma kandidaaditööd, siis mu teemaks sattus tänu Juhan Peeglile ja Uno Rätsepale Eesti regilaulu paralleelismi lingvistiline analüüs. Ja ka see võib-olla on väike tugi, et see regilaulu uurimine oli meil taustaks olemas. Aga vanajumal on mul saatnud karu, kes mulle kõrva peale astus. Nii et kogu sellest sünkretismist esitus, laul ja tekst, just see laulu osa oli mul ikka täiesti puudu. Ja siis ma omaette ümisesin, kõrv kuulas vaikselt neid Olli esitatud rahvalaule, regilaulu viise sinna juurde, kui ma seda paralleelismi analüüsisin. Ja sellest oli ka kõvasti kasu.
nii et oli palju õnne sulle ja palju õnne kõigile teistele Vanakandle koostajatele, Jaanikale aitäh suure töö eest ja palju õnne Kirjandusmuuseumile, et teise poole lillekimbust ma annaksin siis Kirjandusmuuseumile. Kõike head teile kõigile. Minu poole ka kõigest südamest tänan kõiki abilisi. Kõigest südamest. Ma annan veel... Ühinen eelpool öelduga, sest siis toodi Kirjandusmuuseum tervikuna ka kenasti sisse Rahvaluule arhiivi kõrval. Ja Kirjandusmuuseumi poolt tõepoolest võib ütelda, et selles majas siin, aga meie vaim ka palju laiemalt ja üldisemalt on tänuvõlgu tegelikult nendele, kes on siin tööd teinud, kes on siin olnud, kes on selle kõik sisuga täitnud ja sisu tuleb ikkagi armastusest ja teadmisest, kahest poolest. Ja kui armastus ja teadmine langevad kokku, siis tuleb suuri asju ja siis rahvakultuur ikkagi püsib. Nii et aitäh, lugupeetud sünnipäevalaps, 10 päeva ette, suur tänu Kirjandusmuuseumi poolt. Minu poolt 1000 tänu, kallid abilised, kõik head sõbrad. Tänan kõigest südamest. Ma annan nüüd sõna Ingrid Rüütlile. Aitäh. Kallis Oll, mul ei ole mingit kõnet ette valmistatud ja ma ei teadnudki üldse, kas ma üldse saan siin osaleda. Teeksin sulle suure kalli, aga ei saa, ma olen praegu Tallinnas, oma Tallinna kodus ja osalen siin virtuaalselt. Aga kui palju meil on ühiseid toredaid mälestusi eluaeg olnud ja nii mõnedki olid nendel piltidelgi näha. Küll Kihnust, küll Saaremaalt, küll mujalt Eestis. Ja kui palju ühiseid tavalisi argipäevi siin Kirjandusmuuseumis, halvemaid ja paremaid, igasuguseid teaduslikke ettevõtmisi ja igasuguseid selliseid organisatoorseid ettevõtmisi, mis kirju me tegime igal pool Teaduste Akadeemias ja need kõik sinu algatusel. Mina osalesin nendes aktiivselt ja palju nendest asjadest ju ka täitus, mida me ette võtsime. Ja kui mina isiklikult olen sinule veel üldse väga tänulik selle eest, kes ma olen, sest sina viisid mu kõigepealt Kihnu, sina tõid mu siia Kirjandusmuuseumisse, tõid mu Olli Jõgeveri asemele siia tööle. Algul ajutiselt, pärast jäin siia päriselt. Tänu sinule on minust saanud folklorist ja tänu sinule olen ma see, kes ma olen. Ja veel kord suur tänu sulle kõige eest ja soovin sulle tõesti kõike head ja eelkõige ikka jätkuvat tervist ja peame vastu. Aitäh! Suur tänu, kallis Ingrid. Need olid noore ja väga ilusad ajad seal Kihnus. Need on mul alati igavesti meeles. Ole tänatud. Et ma veel nüüd küsin, et kas on veel keegi, kes sooviks siin kohe vaatama? Jah, palun. Ja Ülo Valkma. Ja, kui see olen mina, siis suur aitäh tänase koosoleku eest. Tõesti väga põnevad ettekanded ja mõtteid on igasugused. Panen need endale kõrva taha ja katsun mõned mõtted koondada, sest õhtu on käes. Kui nüüd Jaanika rääkis ka Vanakandle ajaloost ja sa näitasid seda Eesti Vabariik 100 logot, siis ma hakkasin mõtlema, et kui palju meil üldse on selliseid ettevõtmisi või traditsioone, mis on nagu aastaarvuga dokumenteeritavad ja mis lähevad sinna aega. Nagu näiteks laulupidu või Vanakannel 1886. Ja me oleme ikka sellel teel ja teeme seda tööd. Minu meelest regivärsiline laul on tõesti Eesti rahvaluule kõige imepärasem valdkond. Et
kõige suurem kingitus või üks suuremaid kingitusi, mis Eesti on andnud maailmale, on regivärsiline laul oma rikkuses. Aga veel omakorda ime on see, et tegelikult põhiliselt oleme me need ise, kes me seda kingitust nagu mõistame või saame selle suurusest aru. Ja need Eesti folkloristid, kes on regivärsilise lauluga tegelenud, need on ikkagi tõesti nagu olnud Eesti rahvaluule kullasoonel. Et kõige olulisem valdkond Eesti rahvaluule teadluses ja Eesti rahvaluules on see, millega oled tegelenud sina, hea Oll, ja sa oled nii palju andnud oma uurimustega nende vana kandle köidetega ja niisamuti Jaanika suur aitäh ka sulle, et nüüd see Peetri kihelkonna köide on olemas. Ma kahjuks ise ei saanud täna tulla, meil oli doktorantide atesteerimine siin osakonnas, aga mõttes ja vaimus ja emotsioonides olen väga selles samas kohas, selles vaimus, kus olete teie ja palju õnne sulle, Oll, et suur aitäh selle töö eest, et sinu tööd on väga vajalikud meie üliõpilastele, sellele, mis me teeme siin Tartu ülikoolis, et ma tean, et Tiiur oli võimalik täna tulla koha peale ka osalema ja kuulama neid ettekandeid. Aga suur aitäh, Oll, ja palju õnne juba ette, ma tean, et sünnipäev alles tuleb. Väga tänan kõigi heade soovide eest. Suur tänu õnnitlejatele. Kas nüüd ma veel küsin korraks üle, et Meeli, et kas teie soovite veel midagi öelda? Jah, palun. Mul oleks edasi lugeda telegramm Kodukandi valla Järva vallavanemalt Toomas Tammikult, kuna Otilia Olga, minu ema, on sündinud seal üsna lähedal. Ja ma loen ette selle telegrammi kõigepealt ja siis ma näitan Lilli, mis just tulid kulleriga. Te kuulete teised ka siis. Austatud Otilia Kõiva, südamlikud õnnesoovid läheneva juubeli puhul. 1000 tänu tehtud töö eest Kodukandi rahvalaulude ja laulikute uurimisel ning raamatusse talletamisel. Tervitades Kodukandi Järva valla vallavanem Toomas Tammik. Ja nüüd ma näitan ilusat lillekimpu, mis on ka kõigile teile raamatu Peetri vana kannel autoritele ja kaasautoritele, et see on ka kõigile teile. Nüüd ma võtan selle suure lillekimbu, ma vaatan, kas ma teel siia ekraanile kukun, aga ta on tõesti väga suur. Nii, armas ema, võta palun vastu Järva valla lille, et vaadake nüüd, ma panen siia ekraani peale selle Ollile sülle, kas te näete seda suurt kimpu? Ta on suure vaasi sees siin. Vaas oli juba tal siin valmis niimoodi ettenägelikult, aga seekord nüüd saabusid lilled. Ja ma tänan omalt poolt ka ema perekonnaliikmena kõiki selle imelise konverentsi korraldajaid ja selle imeilusa sünnipäevapeo ja raamatuesitluse korraldajaid. Tänan kõiki esinejaid ja kaasaaitajaid ja samuti tänan ka kõiki rahastajaid, kes selle suure ilusa peo võimalikuks tegid. Aitäh, tõesti. Kõiki neid ka ma veel tänan ja nimetan neid nähtamatuid abilisi Jaan Tamm ja Olga Ivaskevitš ja Jüri Rui, kes olid tehniliseks toeks. Aga kui nüüd, kas veel Jaanika soovib midagi öelda? Seda ma tahtsingi öelda, et me ei tohi ära unustada, et selline üritus tahab vahel isegi natukene suuremat pingutust ja tõepoolest täname teid kõiki personaalselt, kõiki, kes te istute, kes te lõikasite filme ja tegite heli. Aitäh teile! Suur tänu. Marta, suur tänu. Mul lihtsalt võtab sõnatuks kõik see. Ja väga tänan.
meil on nüüd muidugi võimalus minna proovima seda suurepärast Rahvaluule arhiivi kohvi. Et ma loodan, et ka kõigil teistel, et olete mõelnud tänast päeva tähistada pidulikult ja teete seda oma kodudes. Aitäh kõigile ja kohtumiseni järgmisel Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolekul.